Tahaks täna natuke jagada enda raamatut Vähidiagnoos kui elupäästja. Ja see raamat sündis siis niiviisi, et ma olen ise vähikogemuse läbi teinud. Ja kuna see teekond oli minu jaoks nii avardav, silmi avav ja tuli nii palju taipamisi, siis peale oma haigust ma sain aru, et mul tuleb enda lugu raamatusse panna, sest keegi küsib seda informatsiooni. Ja mina enda haiguse ajal tegelikult väga otsisin sellist kirjandust, aga mille sarnast siis ei olnud. Lugesin mingeid teistsuguseid raamatuid, aga mul jäi nii palju küsimusi õhku rippuma ja ma ei saanud vastuseid, mida ma päriselt tahtsin. Ja see ongi see, miks see raamat sündis. Et anda vastuseid sulle, mida sa tegelikult otsid. Ja ma tahaksin siit raamatust lugeda mõne peatüki. Võtta lihtsalt näiteks suvalisest kohast lahti. Võtame siit. Unest ärkamine. Peatükk Unest ärkamine, lehekülg 92. Minu elu on paari kuuga totaalselt uueks muutunud. Oleksin nagu uuesti sündinud ja pikast unest ärganud. Varem ma elasin, aga ma ei elanud elusat elu. Peatu korraks ja vaatle ka enda elu kui filmi, mis jookseb filmilindil. Kas sa oled selles õnnelik? Mis rollis sa tegelikult oled? Kas sa usud, et oled juba praegu väärtuslik? Kas sa usud, et sinu sees on vägi? Kas sa üldse usud iseendasse? Kas sinu lapsepõlve väike mina, kes sinu sees siiani täna on, tunneb, et ta on päriselt armastatud? Kas sa usud, et sul on anded ja maailm ootab, et sa need avastaksid? Kas sa usud, et sa oled ilus ja imeline juba praegu? Sest kui sina ise sellesse ei usu, siis ei usu ka keegi teine. Ja kui sina ise ei usu, ei jää teistel muud üle, kui sind sinu uskumuse järgi kohelda. Kogu meie praegune elu on meie endi mineviku uskumuste tagajärg. Kui sa usud, et sa pole väärtuslik, siis nii ongi. Aga kui sa usud, et sa oled väärtuslik, siis ka nii on. Mõlemaid on õige uskuda, kuid nende tee läheb täiesti erinevasse suunda. Nende tee viib täiesti erinevasse saatusesse. Ükski minevikusündmus ei saa meile väärtuse või ebapiisavuse silti külge panna, kui me ise seda ei usu. Me sündisime juba väärtuslikena, sest muidu meid siin ei olekski. Nii lihtsalt on ja nii lihtsalt jääb. Aga ühiskond on see, mis on meid pannud kahtlema iseendas. Iseenda väärtuses. Sa saad selleks, mida sina ise praegu iseendast usud. Mitte keegi teine ei saa vastutada sinu tunnete eest. Teiste inimeste arvamuste võtmine kulla pähe on kui pesueht lõks. Tegelikult ei loe teiste arvamus mitte midagi. Loeb ainult see, mida me iseendast arvame, kuidas me iseendasse usume ja kuidas me iseennast armastame. Teistel on alati mingisugune arvamus, aga see ei ole meie asi, mida teised meist arvavad. Meil on ainult meie enda elu. Teised on vaid teekaaslased. Kui me laseme end liialt teistel mõjutada, siis me ju ei ela iseenda elu. Me oleme ka tulnud siia maa peale elama enda elu ja ei mitte kellegi teise oma. Oleme tulnud siia elama sellist elu, mida meie hing ihkab ja mille üle süda rõõmustab. Elu on niigi lühike, et elada õnnetult ja rahulolematult kellegi teise reeglite järgi. See, milline oli minu mõttemaailm, määraski ära minu elukäigu.
Mäletan, kuidas ma väiksena olin hästi arg. Mulle heideti seda palju kordi ette. Ja nii ma hakkasin ka ise uskuma, et see ongi minu saatus. Ja selliseks ma peangi jääma. Ma võtsin selle rolli ning mängisin edasi seda arga tüdrukut. Teadmata, et ma saan seda rolli iga kell muuta. Mõtlesin, et teenides teisi ja olles see pailaps, saavutan suurema edu. Nii ma võtsin ka sellise rolli, sest uskusin seda tugevalt. Uskusin, et ma ikka ei ole piisavalt hea ja selleks, et tunnustust ära teenida, pean ma rohkem pingutama. Ja nii ma mõtlesin ja uskusin veel paljut ning elasin oma mõtete ja uskumuste järgi, viies ennast lõpuks ohvri rolli, ebapiisavuse rolli, kannataja rolli, väärtusetuse rolli. Aga täna ma taipan, et need olid vaid rollid, mida ma olin võtnud enda kanda, justkui enda mängida. Ma arvasin olevat tõde, et mina olengi see, igavesti ja alati. Aga nüüd on aeg need rollid maha raputada, lõplikult. Vabastada ja puhastada, sest ma ei vaja neid rolle enam. Need ei teeni minu heaolu ega ole enam kooskõlas minu sisemise tarkusega. Nüüd näen, kui palju võimsam ma olen, kui palju väärtuslikum ma olen. Ma tahan olla päris mina, ilma rollide ja kihtide, uskumuste ja mustriteta, mis tegelikult mulle ei kuulugi. Ma tahan näha, millise suuna mu elu võtab, kui ma hakkan ise oma sisetunde järgi looma seda, mida ma uskuda tahan ja kes ma olla tahan. Vanaviisi ma enam edasi elada ei kavatse, see on selgemast selgem. Ma enne suren vabatahtlikult, kui hakkan taas tammuma seda vana rada. Ma tean, et ma saan ise olla oma elu looja. Ja sellise sõnumiga ma täna siit lõpetangi. Raamatut saab raamatupoodidest üle Eesti, Apollo ja Rahva raamatupoodidest. Siin on see pilt ilmselt praegu tagurpidi. Ja pühendusega raamatut saab minu käest. See on minu jaoks hästi olulise ja märgilise tähendusega raamat. Ja see sisu tänasenigi äratab mind edasi. Imelist päeva sulle ja imelist oma elu loomist.